Täna on ideaalne päev töö tegemiseks, sellepärast et lõpuks ometi ei ole mul kõrval taavetit, vaid on suured kastid. Smartini laos aitab mind Alice, kes näitab mulle ette kõik etapid, mis ühe kauba laadimise ja ärasaatmise juurde kuuluvad. Otsime Alice ülesse ja vaatame, milline on töös Smartinis. Tere Alice, mina olen Mihkel. Tere, väga meeldiv. Ütle mulle, mida sa mind täna siin Smartini laos tegema paned? Tööd panen sind tegema. No see on küll väga suur üllatus. Kuna meil on võimalik teha erinevaid tööülesandeid alates seal mahalaadimisest, pealelaadimisest, komplekteerimisest, siis proovime nii, et sa saad täna proovida kõike natukene. Et võtame tööprotsessi täiesti algusest, ehk siis paneme su kõigepealt kaupa maha laadima rekka pealt. Kas sa annad mulle kindad ka, et ma oma väikeseid valgeid näpukesi peaks ära määrima? Annan sulle igaks juhuks ka noaga siis ettevaatlikult, eks su sõrme ei lõika ja kõige tähtsam, et kui me nüüd jõuame oma sinna sihtpunkti, et tööohutus siiski enne kõike. Jälgime, kus me liigume, et meil on selle jaoks maha joonitud jooned, et proovime nende sõidukitest siis kõikidest eemal olla, hoiame oma tervist, jälgime, mis siin toimub ja oleme ise ettevaatlikud enda ja teiste suhtes. Ma siis lähen ronin sinna kasti ja hakkan siis tegema ka. Poisid, mul on teile abikäsi. Tere, ma tulin teile appi, et saada aru, kuidas Smartini laos töö käib. Ja minu ülesanne on lihtsalt, et see niimoodi ära mahutada, et nad siia ümber ei kukuks ja õhuvahesid sisse ei jääks. Ei, täpselt, ei. Ära tee alumise kihi järgi, sul läheb alus liikuma muidu. Peab olema peegelpildis. Ja järgmise kihi paned peegelpildis. Mitte midagi aru midagi. Vaat palju see pidi minema? 12 või? 12 on ühelt siis. Ja ma olen suutnud ära panna 7 praegu, see on täis juba. Sulle öeldi vihjeks peegelpilt. Ma ei saa aru, mis see tähendab ju. Sa tunned mu pärast praegust häbi ka või? Ei tunne. Kira see viltu. Ja nüüd on peegelpildis. Selline peaks olema üks valmis alus. Oota ära veel kiirusta kiletamisega. Vaata, kiletada ma tahan ise. Ära veel kiirusta kiletamisega. Anna mu käes kätte, jookse ja mina ütlen, kuidas, nii. Ei, jaa, ütle, õige. Ai. Aluse külge ka. Ma siin hakkab pea vahvalt ringi käima. Oota, aga ma puhkama. Kas kiletamine võttis juba võhmale või? Võttis võhmale, aga ma ei ole harjunud selle tööga, et see on okei. Alus on ilusti kiletatud, alus on pinges ja järgmisena saab, kui on siirded ära tehtud, siis saab tõstuki just selle hiljem. Ma teen vähemalt seda, mida see härras, mis see tegi. Ken. No nii, Mihkel, oled sa valmis oma teiseks tööprotsessiks? Siukse masinaga sõitmiseks ei saa kunagi valmis olla, aga no... Sõidad nagu tavalise autoga. Ainult kordades tähelepanelikum oleme. Ka selliseid asju tuleb ette. Tuleb. Ära pane nii palju gaasi, sa oled muidu varsti läbi sellega. Kui sa pargid oma sõidukit, siis täpselt mitte nii. Täpselt mitte nii? Täpselt mitte nii. Sa ei tohi jääda siiapoole tee peale ette. Ja sa ei tohi kindlasti jääda ka aktiivi vahesse tee peale ette. Aga kus ma tohin parkida siis? Kui sul on vaja tulla arvuti juurde, siis võimalikult arvuti lähedale registreerid ära oma töölehe. Ilmselgelt. Nii, nüüd sa näed, et sul on tööleht registreeritud. See ei ole tööleht, see on noppeleht, nagu siin kirjas on. Noppeleht, ehk siis see, mille alusel sa hakkad tegema korjet. Tööleht on registreeritud. Paneme sind välja. Ära nori muhku. Proovi sõita niimoodi, et sa ei takista siis liiklust. Sa ei sea ohtu ennast ja sa ei sea ohtu teisi. Mul peaks punane vilkur peas olema. Vanasti hiiglema vahva laulda, et kätes rool, nii maanteel ma lendan. Praegust tahab seda laulda, kätes kutsika, ma ei tea, kõrvad. Nii, siin ma korraldan asju. Ei, mul on sest särganud üldse naerge, palun, sest mul on esimene tööpäev. Kõik maailma need teejuhid on mind soosinud ja ma olen jõudnud õigesse kohta. Minu tähtis paber näitab mulle, et ma olen vaatamata suhtelisele amatöörlusele selle vist peaaegu komplekteerinud tellimuse. Jah, sa oled tellimusega lõpuni põhimõtteliselt jõudnud. Aha, tüng ei ole, üks kast on veel. Üks seda on veel. Arvad, et saad ainult üks tüng oskab teha sinna. Nii, ja nüüd on see ka tehtud, eks ju. Paneme jälle siin rõõmsalt ringid alla, aga ikkagi räägin, nüüd ma olen pannud siia 1, 2, 3, 4, ma ei tea, 20 ühikut mingit asja. Kas ma saan nüüd palka 20 ühiku eest või saan ma palka sellest, et ma olen siin olnud 1,5 tundi? Kuna sa oled algaja, siis algaja saab ikkagi tunni järgi. Et katse ajal on siiski tunnipalk ja pärast seda on tükipalk. Ma arvan, see on erakordselt mõistlik lahendus ja lähenemine. See on väga hea lähenemine, et iga inimene teenib omale palka, et ei ole see, et üks rabab ja kõik saavad võrdselt. Nii, kuule, komplekteeritud, tehtud, sinu allkiri ka siia vahvasti võltsitud. Mis nüüd see järgmine samm on? Järgmine samm ongi see, et alus läheb uuesti kiletamisele nii täpselt samamoodi, nagu sa tegid siis mahalaadimises ja läheb auto peale. Vahva, ma sõidan siis sellega sinna staapi. Hästi rahulikult mine.
ja ma juba ühe korra olen siin avarii teinud väikese, nii et kui sa ei ole veendunud, et läbi läheb, anna natukene pigem tagasi ja siis proovid uuesti, nagu autogagi, natukene jõnksutad seda asja. sa muidugi panite mu jumala heasse kohta parkima mingi supipurkide kõrvale, kus on nagu võimalik lihtsalt tekitada mingi supi uputus. No tea, kui sa saad selle ülesandega hakkama, siis ma võin öelda, et sa oskad ju väga hästi käsitleda seda aparaati. Mis ma ütlen? Mine natukene edasi. Ma olen nurgas kinni seal ju. Mul on üks hea idee. Nii. Näita mulle, kuidas nüüd see viimane etapp käib. Milline nendest? No see, kuidas autosse pakitakse Sa tahad autosse pakkida. Et ega ei ole muud, kui astu ilusti kenasti aparaadi peale. Okei, võiduka lõpuni. Veendu nagu ikka tööohutuses. Ei tee liiga endale, ei tee liiga teistele. Ei no siin võib asju ajada küll selle masinaga selles suhtes. Et kui te siin kõik olete hommikust õhtuni koos ja teete tööd ja siis on ju ka mingid siuksed üritused, mida te võiksite ju koos teha, ma ei tea, suvepäevad, talveõhtud. On teil mingi siukse üritusi ka? Ja meil alles mõni kuu tagasi olid suvepäevad. Ühisettevõtmisi on kindlasti, et on ka jõulupeod, mida korraldatakse koos. Ka oma firma sünnipäev on see, mida me alati kõik koos siin siis tähistame. Et üritustest nagu puudust ei tule. Proovi panna nüüd ilusti sinna aluste vahele see alus. Aha. No muidugi tore on see, et ma ei hooma nagu kabariite mitte ühtegi grammi. Mida tasasemalt sa sõidad, seda efektiivsem on tulemus. Ja niimoodi täidad sa terve siis, kas ta on sul rekka peale vaja laadida, on ta vaja sul konteineritesse laadida, et siin paraku jah, tasa ja targu, et siin ei loe see, et mida kiiremini sa teed, seda paremini. Aga keda sa nagu päriselt siia kolleegiks seda lootad enne kõike? Kui sul on peale hakkamist, sul on julgust, sa julged kasutada oma suud, pole mitte mingit probleemi, sest meeskond on väga toetav. Proovige, et kui ei sobi üks ametikoht, me võime pakkuda teist ametikohta, et alustame nullist ja vaatame, kui jõuatest arenemisvõimalus on täiesti olemas. Ma arvan, et sellega ütles Alice tegelikult kõik suhteliselt ära, nii et vutt-vuts Martinisse tööle.